No tere, teeme täna Peetris asuvast paarismajast väikse videotuuri ja näitame teile, millega tegu on. Et hetkel olen siin isikus, mis on meil päris suur. Minu selja taga on kohe selline peegelkapp, nagu näete maast laeni, kus mahub päris palju asju. Ja siin kohe on abiruum, kus on pesumasin ja hulgaliselt kapipinda. Ja videotuuri eesmärk ongi näidata teile, milline on siis planeering ja milline see majaosa välja näeb. Siit otsa edasi WC sundventilatsiooniga läheb korstnalõõri. Siin on meil kohe selline päris avar elutuba koos köögiga. Nagu näete ka kamin, televiisorinurk ning päris avar köök. Elutoa osa on siis meil naturaalse parketiga kaetud. Kamina esine on plaaditud. Seinad on meil värvkatte all ning köögi osa on meil ka plaaditud. Köök on meil siis selline, nagu te siit näete. Tasapinnapind on päris palju. Siin väike saarekene koos sahtletega ning seal siis külmkapp, ahi ja pliit siis siin, nagu näete. Siit pääseb siis meil vannituppa, mis näeb meil selline. Siin nurgas, kusjuures on võimalik panna veel vann, et siis on nagu vee otsad ja äravalu koht, et keegi soovib, saab siia nurka endale vanni panna. Dušinurk ka päris avar ning lisaks ka siis saun, mis on meil elektrikerisega. Maja osa enda seisukoht on kohe elatav, et võite kohe sisse kolida, aga väikseid remonditööd kindlasti on vaja teha, et mingid kohad näiteks siin, et värviparandused ja niimoodi, et siukseid pisiasju me leiame siit küll ja veel, et aga neid saame koha peal juba vaadata, aga üldmulje on meil pigem väga hea. Ja mis mulle endale väga meeldib siin on see aia osa, kus meil on selline väike terrass, kasvuhoone ja väga korralik ja hästi hooldatud kõrge hekk, mis tagab teile privaatsuse. Ja mis ma veel mitte ei unustanud mainida, vaid tahtsin mainida, oli see, et see paarismaja on hea selles mõttes, et teil ei ole naabriga ühiseid seinu. See tähendab seda, et naabri ja teie vahel on ainult naabri tehnohooldusruum, ehk teil siis seinad reaalselt nagu omavahel kokku ei puutu. Nii et võib ka nagu mõnes mõttes öelda, et tegu on isegi eraldi majaga, kuigi EHR-ist on siis paarismaja. Fassaad väljast, nagu näete, pigem vajab üle värvimist mingi hetk, aga seda võite teha siis vastavalt sellisele tempole, nagu teil endale sobilik on. Lähme siis vaatame ka teisele korrusele. Et teisele korrusele saab siit nurga tagant trepist ja on see, et siin on valgustus olemas. Ja siin kohe avaneb meil selline trepihall, võib öelda siis. Tegelikkusest, kellel on huvi või vajadust, siis saab ka siia tekitada eraldi toa, mille suurus on umbes 8 ruutmeetrit. Aga hetkel on lahendus selline ja ei näe üldse halb välja. Siin on meil siin eraldi 3 magamistuba. Vaatega maja ette. Hommikupäike tuleb meil siis siit poolt, kuhu ma praegu näitan, ehk siis maja eest. Ja õhtupäike loojub meil maja taha. Peaaegu unustasin eraldi WC vannituba. Ja siin oli siis plaan omanikel
teha väike remont, aga hetkel jäi poolikuks, nii et selle saate siis kujundada või teha nii, nagu ise soovite, et ideeliselt võiks siin olla siis dušinurk. Ei tohiks väga keeruline töö olla. Ja siis WC siin. Et pesuruume on meil siis ideeliselt teisel korrusel üks ning see, kus siis saun ja vannituba olid koos. Siin ja veel on, mida ma tahtsin veel öelda, väga äge on see, et siin on hästi palju erinevaid panipaiku. Näiteks seda võib kasutada siis nagu walk-in garderoobina, et kuidas ise soovite. Et esimesel korrusel oli üks taoline panipaik ja veel siin on. Ja tegelikult on ka veel üks panipaik meil maja ees, kus on tehnoruum. Aga siin siis on meil teine magamistuba. Vaatega maja taha. Vaatame, siit saan natukene näidata. Kokku meil ruutmeetrid on siin EHR-i andmetel 146,4, nii et pinde on meil päris palju. Ja siin siis veel master bedroom. Ja eriti tore on siin see, et siit pääseb ka otse rõdule. Kas ma saan see lahti ka? Nii, pika asja ajamisel pääsin rõdu lahti. Uks käis välja poole. Ja rõdu siis selline. Siin on kindlasti vaja rõdulauad välja vahetada. Aga muidu magamistoa kohta ülimõnus. Õhtu päike. Vaade ilusas saeda, kus on meil purskkaevud. Ja see aeg on üldsegi väga ägedalt kujundatud minu meelest, et tulge vaadake ise järgi. Akendeks on meil siis niimoodi, et esimene aknakiht on meil kahekordne puitpakett ja taga on alumiinium. Ehk siis ideeliselt võiks öelda, et see on kolmekordsed aknad, aga töötavad hästi. Vot selline see videotuur sai. Loodan, et see oli teile kuidagi kasulik ning kui tunnete antud maja osa vastu huvi, siis olge hea ning võtke minuga ühendust. Aitäh vaatamast!